$1 miljard on tohutult suur summa raha. Lihtsamalt öeldes on see võrdne 1000 miljoni dollariga. See ei ole lihtsalt maja, auto ega ettevõtte hind. Nii suure summa eest saad juba ehitada väga kõrge hoone. Saad osta hiiglasliku jahi. Saad rahastada täiustatud lennukit. Ja saad teha projekte, mis on mõeldud ainult valitsusele, sõjaväele või miljardäridele. Aga kas see on ikka tõsi? Kas tõesti on olemas üks ainus asi, mille hind on $1 miljard? Ja seda me hakkamegi uurima. Aga enne kui me arutelu alustame, palun ma sinut üht laiki ja palun telli ka meie kanal. See on meile sisuloojatele väga suureks abiks. Nii et alustame. Number 15. $2 miljardi väärtuses stealth-pommitaja. P2 Spirit on üks kõige kallimaid lennukeid, mille inimene on kunagi loonud. See ei ole tavaline lennuk. See on Ameerika Ühendriikide õhujõudude stealth-pommitaja. Stealth tähendab, et see on loodud nii, et radaril oleks seda raske märgata. Sellepärast on selle kuju ebatavaline. Sellel ei ole saba nagu tavalistel lennukitel. Kogu selle kere näeb välja nagu suur tiib. Selle valmistas Northrop Grumman, et see suudaks tungida vaenlase tugevalt kaitstud õhutõrjesse. Reutersi andmetel maksab iga P2 hinnanguliselt umbes $2,1 miljardit, kuid oluline on sellest aru saada. Hind ei hõlma ainult lennukit ennast. Selle hulka kuuluvad ka uurimistöö, testimine, arendus, spetsiaalsed osad ja muud kogu programmi kulud. Alguses plaaniti teha rohkem P2 lennukeid, kuid pärast külma sõja lõppu vähenes vajadus nende järele. Lõpuks toodeti vaid 21 lennukit. Kuna neid tehti vaid vähe, tõusis igaühe keskmine hind veelgi. See on umbes nii. Kui sa kulutad väga palju raha millegi disainimiseks ja testimiseks, aga toodad ainult mõned ühikud, siis läheb igaüks neist palju kallimaks. Seetõttu jõudis P2 väga kõrge hinnani. Kuid selle eest sai Ameerika ühe maailma kõige arenenuma pommitaja. See suudab lennata väga kaugele. See suudab kanda raskeid relvi ja see suudab siseneda piirkondadesse, kuhu tavalised lennukid lihtsalt ei pääse. See on põhjus, miks P2 on kallis. Mitte ainult sellepärast, et see lendab. See on kallis, sest see on tehtud peaaegu nähtamatuks. Seda on raske peatada ja see suudab jõuda kaugetesse sihtmärkidesse. Lihtsalt öeldes, P2 ei ole lihtsalt lennuk. See on lendav relvasüsteem, mis maksab miljardeid dollareid. Number 14. Hõljuv miljardäri palee. Asam on üks suurimaid erajahtisid maailmas. Lihtsamalt öeldes on see peaaegu sama pikk kui 2 omavahel ühendatud jalgpalliväljakut. Selle ehitas Saksa laevaehitaja Lürssen ja see lasti vette 2013 aastal. Aruannete kohaselt ulatus selle ehitamise maksumus umbes $600 miljonit, kuid kulud sellega ei lõpe, sest sellist jahti ei osteta lihtsalt niisama. Seda tuleb ka igal aastal hooldada. Sellel on vaja meeskonda. On vaja kütust, on vaja hooldust. On vaja kindlustust. Ja seda tuleb hooldada nagu ujuvad paleed. On teateid, et selle ülalpidamiskulud ulatuvad umbes $50 miljonit või isegi rohkem aastas. See ei ole tavaline paat. See on nagu mõis, mis ujub merel. Sellel on oma meeskond. Sellel on väga võimas mootor. Ja see suudab sõita kiiresti isegi oma tohutu suuruse juures. Ja mis kõige üllatavam, see on erajaht. See tähendab, et see ei ole kruiisilaev tuhandetele reisijatele. See ei ole ühistransport. See ei ole ka sõjalaev. See on ülisuur luksusjaht, mis on tehtud vaid vähestele inimestele. Seega Asam ei ole ainult rikkuse sümbol. See on ka meeletu kulukuse sümbol. Sest isegi siis, kui see on lihtsalt kai ääres, tuleb ikka maksta. Kütuse eest, meeskonna eest, remondi eest, turvateenuse eest. Ja kõige eest, mida on vaja, et see püsiks nagu palee merel. Number 13 miljardi dollari metroomiil. Mujal on metrootunnel juba niigi kallis, aga New Yorgis on hind hoopis teisel tasemel. 1 miil metrootunnelit võib seal maksta kuni $1 miljard. Üks sagedamini toodud näide on 2. Avenue metroo. NYU Transit Cost Projecti andmetel on New York üks maailma kalleimaid kohti metroo ehitamisel. On hinnanguid, et 2. Avenue metroo laienduse maksumus ulatus peaaegu $3,9 miljardit miili kohta. Miks see nii kallis on? Esiteks, see on New York. Maa all ei ole ainult pinnas. Seal on veetorud, seal on gaasitorud, seal on elektrikaablid, seal on kanalisatsioonitorud, seal on internetikaablid ja seal on vanade hoonete vundamendid. Seega enne kaevamist tuleb kõigepealt välja selgitada, mis seal all on.
kui midagi pihta saadakse, võib kogu piirkonna teenus katkeda. Teiseks, lubade ja ülevaatuste protsess on pikk. palju uuringuid, Palju kinnitusi, palju asju tuleb korda ajada enne ehituse alustamist. Kolmandaks, tööjõud ja ehitus New Yorgis on kallid. Nii et isegi kui tunnel on vaid 1 miili pikkune, on hind nagu megaprojektil. Mis siin närvi ajab, on see, et New Yorgil on metroo tõesti vaja. Väga palju inimesi kasutab seda. Süsteem on vana. Ja on vaja lisaliini. Aga kuna ehitamine on nii kallis, on laienemine väga aeglane. Seega üks tunnel New Yorgis ei ole lihtsalt tunnel. See on näide sellest, kuidas lihtsast ühistranspordiprojektist saab miljardi suurune kulu, kui seda teha kõige raskemas ja kõige kallimas linnas. Number 12. Miljardi dollari ravim. Uut ravimit ei tehta lihtsalt laboris ja ei müüda kohe. Enne kui see apteeki jõuab, läbib see väga pika protsessi. Uue ravimi heakskiitmine võib võtta 10 kuni 15 aastat. Ja mõnede meditsiiniliste uuringute kohaselt võivad uue ravimi arendamise kulud ulatuda üle 1 miljardi dollari. see sõltub ravimi tüübist ja arvutamisviisist. Miks see nii kallis on? Sest paljud ravimid ebaõnnestuvad enne, kui need inimesteni jõuavad. Esmalt katsetatakse seda laboris. Pärast seda läbib see prekliinilised uuringud. Kui tundub ohutu, siis liigub see kliinilistesse uuringutesse. Esimeses faasis vaadatakse, kas see on ohutu väikesele inimrühmale. Teises faasis vaadatakse, kas see toimib patsientidel. Kolmandas faasis katsetatakse seda suurema hulga inimestega, et teada saada, kas see on tõesti tõhus ja ohutu. Siin kasvavad kulud sageli suureks. Vaja on arste, vaja on teadlasi. Vaja on haiglaid. Vaja on tuhandeid osalejaid. Ja vaja on palju aastaid testimist. Raske on see, et isegi kui kulutada $100 miljoneid, võib ravim ikkagi viimases faasis läbi kukkuda. Kui see juhtub, ei saa raha enam tagasi. Seetõttu ei kata edukas ravim ainult oma enda kulusid. Mõnikord katab see ka paljude ravimite kulud, mida prooviti, kuid mis ei olnud edukad. See on põhjus, miks ainult suured ettevõtted suudavad sellist riski tavaliselt kanda. Kui väike ettevõte panustab ühele ravimile ja see ebaõnnestub, võib see täielikult pankrotti minna. Aga kui tegemist on suure farmaatsiaettevõttega, suudavad nad taastuda ja uuesti proovida. Seetõttu ei ole uus ravim lihtsalt toode. See on väga kallis teaduslik hasartmäng. Kui see õnnestub, võib see aidata paljusid inimesi. Aga enne kui see juhtub, võib teel kaotsi minna miljardeid dollareid. Number 11. Miljardi dollari ookeani platvorm. Süvavee naftaplatvorm ei ole tavaline naftapuurtorn. See on tohutu struktuur keset merd. Siit ammutatakse naftat, mis asub merepõhja all. Mõnikord on sügavus tuhandetes jalgades. Seetõttu ei piisa lihtsatest masinatest. See vajab puurimisseadmeid, porusid mere all, kraanasid, helikopteri maandumisplatsi, päästepaate, juhtimiskeskust ja meeskonna eluruume, kes töötavad seal nädalaid järjest. Energiatööstuse aruannete kohaselt võivad suured avamere naftaprojektid kergesti ületada 1 miljardi dollari piiri. Ja juba üks süvavee puurauk võib maksta üle $100 miljonit. See tähendab, et platvorm on alles kulude algus. Kõigepealt tuleb nafta üles leida, tuleb puurida, tuleb ühendada torud merepõhjas ja kogu süsteem peab töötama ka siis, kui on tugevad lained, tormid ja ohtlikud tingimused. Selline platvorm on nagu väike tööstuslinn keset merd. Seal on inimesed, seal on elektrisüsteem, seal on side, seal on ohutusvarustus ja see töötab 24 tundi ööpäevas. Aga isegi kui see on väga kallis, ei ole tulu garanteeritud. Kui nafta hind langeb, tootmine väheneb või tekivad probleemid seadmetega, võib ettevõte kaotada palju raha. Seetõttu ei ole süvavee naftaplatvorm ainult inseneritöö sümbol. See on ka miljardite dollarite suurune hasartmäng merepõhjas. Number 10. Miljardi dollari riigi majandus. Suure ettevõtte jaoks võib $1 miljard olla lihtsalt üks investeering. Rikka inimese jaoks võib see olla jahi, mõisa või eraprojekti hind. Kuid mõne väikese riigi jaoks on $1 miljard veeldi suurem summa. See on suurem kui kogu nende majandus 1 aasta jooksul. SKT tähendab kogu väärtust kõigist toodetest ja teenustest, mida üks riik on 1 aasta jooksul loonud. Lihtsamalt öeldes on see mõõdik, kui suur on ühe riigi majandus. Maailmapanga andmete kohaselt on mõne Vaikse ookeani saare riigi SKT aastas alla $1 miljardi. Näiteks Tuvalu SKT on umbes $62 miljonit. Nauru SKT on umbes $162 miljonit.
Marshalli saared on umbes $290 miljonit. Ja Palau SKT on viimaste andmete kohaselt umbes $276 miljonit. Oluline on seda austusega öelda, need riigid on tõelised riigid. Neil on oma valitsus. Meil on oma kultuur. Seal elavad inimesed. Neil on ajalugu. Ja neil on tõsised probleemid, eriti kliimamuutuste ja merepinna tõusuga. Nad ei ole väikesed, sest neil pole väärtust. Nende majandus on väike, sest elanikkond on väike. Maa-ala on väike ja ressursid on piiratud. Siin näed, kui suur on $1 miljard. Üks metrootunnel, lennuk või luksusprojekt võib olla kallim kui terve ühe suveräänse riigi aastane majandus. Üllatav on mõelda, et mõnes kohas on $1 miljard vaid üks ese. Aga teistes riikides on see suurem, kui kogu nende majandus aasta jooksul teenib. See ongi $1 miljardi tõeline suurus. 9. koht. $1 miljard, mille mängurid kiiresti kulutavad. Videomängutööstus ei ole enam lihtsalt väike hobi. See on nüüd üks suurimaid meelelahutustööstusi kogu maailmas. Reutersi andmetel prognoositakse, et ülemaailmne videomänguturg ulatub 2025 aastaks umbes $189 miljardi. See tähendab, et vaid mõne päevaga teenib kogu mängutööstus peaaegu $1 miljardi. See ei tule ainult konsoolimängudest. Siia kuuluvad ka arvutimängud, mobiilimängud ja rakenduse sisesed ostud. Hellimused, mänguskinid, battle passid ja muud digitaalsed esemed, mida mängijad ostavad. Suurim osa sellest on mobiilimängud. Need on mängud, mida mängitakse telefonis oodates, puhates või lihtsalt kodus istudes. Varem arvati, et mängimine on ainult lastele. Aga nüüd on see juba suurem kui paljud traditsioonilised meelelahutustööstused. Üllatav on see, et inimesed ei pea ostma füüsilisi esemeid. Mõnikord ostetakse ainult tegelase välimust, lisaelu, erilist relva või väikest uuendust mängu sees. Aga kuna kogu maailmas on miljoneid mängijaid, kasvab kogu summa tohutult. Seetõttu pole mängutööstus lihtsalt mängimine. Sellest on saanud miljardite dollarite suurune masin. Nii kaua, kui inimesed mängivad telefonis, konsoolil või arvutis, tuleb raha sisse. Number 8, $1 miljardi kosmosesüstiku lend. Kosmosesüstik oli üks NASA kõige ambitsioonikamaid projekte. See tehti selleks, et viia inimesi ja kaupa kosmosesse. Tol ajal arvati, et kosmosereisid muutuvad odavamaks, kuna süstik on taaskasutatav. See tähendab, et seda kasutatakse uuesti pärast iga missiooni. Kuid tegelikkuses polnud see sugugi nii lihtne. Aastatel 1981 kuni 2011 viis kosmosesüstiku programm läbi 135 missiooni. Space.comi mainitud analüüside kohaselt ulatus iga stardi keskmine maksumus peaaegu $1,5 miljardi vend. Kui kogu programmi maksumus jagada missioonide arvuga, siis miks see nii kallis on? Sest isegi kui süstik on korduvkasutatav, tuleb see pärast iga lendu ikkagi üle vaadata ja hooldada. See ei ole nagu lennuk, mida lihtsalt puhastatakse ja järgmisel päeval uuesti lendama pannakse. Iga start nõuab suurt meeskonda, põhjalikku kontrolli, remonti, kütusekoolitust ja ohutuskontrolli. Seega, isegi kui see on korduvkasutatav, ei tähenda see automaatselt, et see on odav. Kosmosesüstik oli väga arenenud, kuid samas ka ülimalt keeruline. Ja mida keerulisem on masin, seda kallim on selle hooldamine. Seega on siit saadav õppetund lihtne. Sellest ei piisa, kui kosmoselaev on korduvkasutatav. See peab olema ka lihtsasti hooldatav, kiiresti uuesti ettevalmistatav ja iga lend ei tohi olla liiga kallis. Kosmosesüstik viis inimesi kosmosesse, aitas ehitada rahvusvahelist kosmosejaama ja oli suur osa kosmose ajaloost. Aga kulude poolest oli see ka üks kõige kallimaid viise maalt lahkumiseks. Number 7. $1 miljardi torn Dubais. Burj Khalifa. Dubais on maailma kõrgeim hoone. MR-andmetel ulatub see 828 meetrini ja sellel on 163 korrust. Lihtsamalt öeldes on see nii kõrge, nagu oleks mitu pilvelõhkujat üksteise otsa pandud. See ei ole tavaline hoone. Seal on hotell, kontorid, eluruumid, restoranid ja vaateplatvormid, kus saab Dubait väga kõrgest kohast vaadata. Hinnanguliselt maksis selle ehitamine umbes $1,5 miljardit. Miks see nii kallis on? Sest nii kõrge hoone ehitamine ei ole lihtne. Dubais on väga palav. Seetõttu tuleb betooni mõnikord valada öösel, et see kuumuse tõttu kohe ei laguneks. Samuti on vaja erilist meetodit, et betoon nii kõrgetele korrustele üles viia. Ja mida kõrgemaks hoone läheb, seda raskem on seda tuule eest kaitsta. Seega ei ehitatud seda lihtsalt niisama.
hoone kuju uuriti hoolikalt. Uuriti ka tuule tugevust. Kasutati ka tipptasemel insenerilahendusi. Burj Khalifa ei ole lihtsalt kõrge. See on tohutu rikkuse ja võimsa disaini ja Dubai ambitsioonide sümbol. Ühe hoone peale kulus juba $1,5 miljardit. Number 6. Miljardi dollari võistkond. Vormel 1 ei ole lihtsalt tavaline võidusõit. See on üks maailma kalleimaid spordialasid. Et üks F1 tiim saaks hooajal võistelda, on neil vaja autot, insenere, mehaanikuid, sõitjaid, tehast, testijaid, testimist, reisimist ja varuosi. Ja siin ei räägita ainult ühest võidusõidust. See on terve hooaeg, palju riike, palju võistlusi ja peaaegu terve aasta ettevalmistusi. Aastal 2026 tõusis Vormel 1 enda sõnul kulupiirang $215 miljonit, kuid mitte kõik kulud ei kuulu selle alla. On asju, mis jäävad siiski kulupiirangust välja, nagu sõitjate palgad, mõnede tippjuhtide palgad, turundus ja muud suured kulutused. Seetõttu võib tippmeeskondade tegelik aastane kulu ulatuda $100 miljonite. Miks see nii kallis on? Sest iga väiksemgi osa F1 autost on ülimalt arenenud. Juba esitiib võib olla väga kallis. Rool on täis nuppe ja juhtimisseadmeid. Mootorisüsteem on ülimalt tehniline. Ja kui auto avarii teeb, võib hetkega puruneda miljoneid dollareid väärtvarustust. Veelgi valusam on see, et isegi kui kulutad tohutult palju, pole võit sugugi kindel. Vormel 1 ei taga suur raha meistritiitlit. Mõnikord on see lihtsalt võimalus tugevaimate tiimidega sammu pidada. Seetõttu ei ole F1 tiim lihtsalt sporditiim. See on võidusõidumasin, mis põletab $100 miljoneid lihtsalt selleks, et võistelda maailma kiireimas liigas. Number 5. Miljardi dollari Wembley staadion. Wembley staadion Inglismaal ei ole lihtsalt tavaline staadion. Paljude jalgpallifännide jaoks on see Inglise jalgpalli kodu. Siin toimuvad suured mängud. Siin peetakse FA karika finaal. Siin mängib ka Inglismaa rahvuskoondis. Uus Wembley avati 2007. aastal ja seal on 90 000 istekohta. Sellel on ka suur kaar, mis on Londonis kaugelt näha. Wembley staadioni andmetel maksis uus areen umbes $750 miljonit. Samal ajal mõned teised ehitusallikad hindavad selle maksumuseks umbes $798 miljonit. Miks see nii kallis oli? Esiteks, see on väga suur. Teiseks tuli see ehitada vana Wembley staadioni asemele samasse kohta. Ja kolmandaks, see ei saanud olla lihtsalt tavaline staadion. See pidi vastama Wembley nimele. See pidi olema moodne. See pidi olema ikooniline. See pidi suutma võõrustada jalgpalli, kontserte, boksi, NFL-i mänge ja muid suuri üritusi. Seetõttu ei ole Wembley lihtsalt koht, see on rahvuslik sümbol. Ja mõnikord, kui see, mida sa ehitad, ei ole lihtsalt hoone, vaid terve riigi sümbol, siis maksab see miljardeid. Number 4. Miljardi dollari spordimeeskond. NFL-i meeskond ei ole tavaline spordimeeskond. See on nagu liikmeks olemine ühes kõige eksklusiivsemas Ameerika spordiklubis. 2022 aastal ostis Walton Penneri Grupp Denver Broncose $4,65 miljardi eest. Seejärel 2023 aastal müüdi Washington Commanders $6,05 miljardi eest, mis oli tol ajal NFL-i uus rekord. Miks siis? Miks on üks meeskond nii kallis? See pole ainult mängijate pärast, see pole ainult staadioni pärast ja see pole ainult aastuse tulu pärast. Tõeline põhjus on nappus. NFL-is on ainult 32 meeskonda ja palju miljardäre tahavad omada ühte neist. Kui mõni meeskond müüki pannakse, on see haruldane. Seepärast hinnad aina tõusevad. Rikkad ostjad ei osta ainult äri. Nad ostavad õiguse olla NFL-i frantsiisi omanik ja spordimaailmas annab see kõrge staatuse. Seepärast võib NFL-i meeskonna hind ulatuda mitme miljardi dollarini. Mitte sellepärast, et see väärtus kehtib ainult ühe hooaja kohta, vaid sellepärast, et harva avaneb võimalus osta meeskond, millel on püsiv koht Ameerika suurimas jalgpalliliigas. Number 3. Miljardi dollari tuumaelektrijaam. Hinkley Point C. Inglismaal on üks maailma kalleimaid energiaehitusprojekte. See on tuumaelektrijaam, mida ehitatakse Somersetis Inglismaal. Kui see valmis saab, eeldatakse, et see suudab varustada Ühendkuningriiki suure hulga elektriga. Kuid selle hind on erakordselt kõrge. World Nuclear Newsi andmetel teatas EDF 2024 aastal, et Hinkley Point C hinnanguline maksumus on tõusnud 31–34 miljardi naelani 2015 aasta hindades. Ja ei oodata, et see hakkab tööle enne 2030 aastat. Miks see nii kallis on?
sest tuumaelektrijaam ei ole lihtsalt tavaline elektrijaam. See peab olema ülimalt ohutu. See peab töötama aastakümneid. Ja see peab suutma kontrollida tuumareaktsiooni ilma suure ohuta avalikkusele. Seetõttu läbib iga disain, iga materjal ja iga ehitusetapp põhjaliku ülevaatuse. Kui tekib viivitus, kasvavad kulud veelgi. Kui töötajaid või materjale jääb puudu, toob see jälle lisakulusid. Seetõttu on Hinkley Point Seam saanud näiteks projektist, mis on oluline, kuid väga kallis teostada. Mõned ütlevad, et see on seda väärt, sest see annab puhta elektrienergia aastateks. Aga on ka neid, kes küsivad, kas oleks olnud parem kulutada see raha hoopis taastuvenergiale, akude salvestamisele või energiatõhususele. Seega ei ole Hinkley Point C lihtsalt elektrijaam. See on suur küsimus. Kui palju oleme valmis maksma stabiilse ja madala süsinikusisaldusega elektri eest? Number 2. $2 miljardi suurune kruiisilaev. Icon of the Seas on üks maailma suurimaid kruiisilaevu. See ehitati Royal Caribbeanile ja alustas teenistust 2024 aastal. Aruannete kohaselt maksab see umbes $2 miljardit. See on nagu ujuv linn. Sellel on 20 tekki, 1000 toad, restoranid, baarid, basseinid, veeliurajad ja meelelahutuspiirkonnad. Ja see suudab pardale võtta 1000 külalisi koos enam kui 2000 meeskonnaliikmega. See ei ole lihtsalt tavaline laev, mis viib inimesi ühest kohast teise. See ongi sihtkoht ise. Paljud reisijad lähevad pardale mitte ainult selleks, et merd näha, vaid et kogeda kogu ujuvat kuurorti. Miks maksis see kuni $2 miljardit? Sest see peab ühendama hotelli, kaubanduskeskuse, lõbustuspargi, restorani, teatri ja laeva ühes hiiglaslikus aluses. See peab olema ka merel ohutu. Vajalikud on võimsad mootorid, navigatsioonisüsteemid, päästepaadid, meeskonnaalad ja 1000 süsteemid, mis peavad iga päev töötama. Seega pole Icon of the Seas lihtsalt kruiisilaev, vaid see on ujuv kuurort. Ja oma suurusega näitab see, kui kaugele on luksusreisid arenenud. Number 1. Las Vegase hiiglaslik Sphere. Las Vegase Sphere ei ole tavaline kontserdipaik. See näeb välja nagu hiiglaslik pall, millel on väljas ekraan. Ja öösel suudab see näha välja nagu silmamuna, planeet, kuu või ükskõik milline kujutis, mida soovitakse näidata. Aruannete kohaselt ulatus selle ehitamise maksumus umbes $2,3 miljardi. Väljast on see kaetud tohutu LED-ekraaniga. Seetõttu on seda kaugelt hästi näha. Sees on aga suur ekraan, mis ümbritseb publikut. Visuaalid ei ole ainult ees, vaid ka üleval, külgedel ja peaaegu kõikjal ümbervaataja. Seetõttu tekib tunne, nagu oleksid ise stseeni sees. Sellel on ka täiustatud helisüsteem. See on loodud selleks, et publik tunneks heli erinevatest suundadest. Seega ei ole see lihtsalt kontserdi või filmi vaatamine. Tundub, et kogu su keha on selles kogemuses kaasas. Miks see nii kallis on? Sest see on peaaegu täiesti uus tüüpi hoone. See ei ole lihtsalt areen. See ei ole lihtsalt reklaamtahvel. See ei ole lihtsalt kino. See ühendab endas arhitektuuri, hiiglasliku ekraanitehnoloogia, helidisaini ja meelelahutuse ühes väga suures projektis. Seetõttu sobib see sfeer väga hästi Las Vegasesse, sest linn on tuntud oma valgusetenduste ja tohutute atraktsioonide poolest. See on üks kõige võimsamaid vastuseid küsimusele, milline näeb välja $2,3 miljardit, kui see kulutada inimeste hämmastamiseks.